Tervitus teile kõigile siin Kaio ja Consultingu lehel. Tšau sulle, Kaisa. Tšau, tere! Mul on alati nii huvitav siin rääkima hakata, sest ma olen nii harjunud neid pühapäeva hommikukohvisid tegema, aga siin on natuke teised teemad. Täna on tegelikult neljapäev, käes on meil siis juba 5. oktoober. Soovime kõikidele õpetajatele head õpetajate päeva. Te olete väga-väga olulised meie elus. Ja täna siis räägin Kaisaga sellest, kui oluline, miks üldse see on oluline iseendast nagu paremini aru saada. Kas sa, Kaisa, oled endalt vahel küsinud, et kes sa oled? Või kellelgi teiselt küsid, kes sa oled, mis sa seal vastuseks saad siis? No, tavaliselt on ikka see, et kes sa oled, siis öeldakse, et mis su nimi on, eks ju. Et see on tavaliselt esimene vastus, et kes sa oled. Aga see tehakse suht koht tegelikult ju tirri alguses selgeks, et sa ei ole sinu nimi. Ja siis edaspidi on kohe see, et okei, aga ma tegelen nagu siis sellega, ja siis hakkabki pihta, et aga kes sa siis tegelikult nagu oled, on ju, sa ei ole ju sinu amet ka. Et kes me siis tegelikult oleme. Ja sa ütlesid juba selle sõna tirr siia, et ma ikka toon siis kohe selgitan lahti ka, et me räägime palju tirrist, mis tähendab Thinking into Results, mis on siis Bob Proctori, Sandy Gallagheri loodud 6-kuuline programm, mille siis Kaisa on läbinud ja tegelikult rohkemgi veel. Aga läheme natukene algusesse tagasi, et tutvusta korra ennast, sellepärast, et see on ju tegelikult oluline, et kõigepealt näha, millega sa nagu tegeled, siis mis elus, mis muutuse sa nagu üldse teinud oled, sest et ikka jälle muidu inimesed ütlevad, mis iga vadugi ilus sa oled, on ju, ja kui hea sa näed välja ja kui tegus sa oled, et sinul ongi lihtne seda teha. Aga et tegelikult meil kõigil on oma õppetunnid, meil kõigil on oma kitsaskohad ja väljakutsed. Et tutvusta korra siis ennast. Kes sa siis oled? Millega sa tegeled on tegelikult see, mida ma tahan teada? Ja ütleme siis niimoodi, et minu nimi on Kaisa, aga jah, ütleme, millega ma siis tegelen, et igapäevaselt toimetan siis kinnisvaramaaklerina, et olen kutseline kinnisvaramaakler ja toimetan täitsa enda ettevõtte alt. Aga ega see nagu lihtsalt ei tulnud see otsus, et Kai teab, et ma olin ikka eluaegne palgatöötaja olen olnud. Ja siis esialgu ma tegin oma seda kinnisvaramaakleri asja nii-öelda hobi korras oma põhitöö kõrvalt, et muidu ma olin siis arendaja juures müügiinimene. Valdkonnad on samad, eks ju, klientuur on ka enam-vähem, ütleme, sarnane. Aga jah, et kõikidele tänu nendele programmidele siis ma hakkasin ikkagi aru saama sellest, et ega see palgatöötaja elu mulle ei sobi. Mäletan, kui ma esimest korda Kaiga rääkisin, et sinna tirri minna, siis vist esimene küsimus oli suht kohta alguses, et kas ma pean palgatöölt ära tulema või Kai ütles, ei, sa ei pea ära tulema palgatöölt. Aga lõpuks see siis ikkagi lõppes sellega, et ma tulin ära ja ma olen ju tegelikult Kai juures vist äkki ma olen tirris olnud, siis ma olen sellesama Liitefieldi läbi teinud, Magic in your mind ma olen 2 korda teinud, Mina pilti olen teinud. Õige, Mina pidi restart ka on sul läbitud just. Ja U-Squared. Ei, U-Square, seda ei ole. See ei olnud, okei. Siseringis jõudsid natuke. Ja, hästi natukene jõudsin olla siseringis. Ja siis, vaata, mis see 3-kuuline kursus on, see kõige esimene? Jaa, see oli veel esimene, see kiirtee eduni, mille ma ise nagu kokku panin. Jah, et kõik need kursused kokku lõpuks suutsid mind siis selleni viia, et ma nüüd julgen olla eraettevõtja ja iseenda tööandja. Ja ma arvan, et ma saan siia lisada, et miks sa nägid, et nüüd palgatöötajana tegelikult ei saa edasi minna, on tegelikult ju see, et sinu unistused, kui me vaatame nendele otsa, mida sa tegelikult teha tahad ja mida ma veel tagantjärgi näen, on see, et milleks sina tegelikult, Kaisa, ju võimeline oled, palgatööl me teeme kuskile maale, aitab sealt, me ei saa nagu edasi, sest keegi teine teeb edasi või ei, öeldakse, ei, seda pole siin vaja. Aga meie inimesena ju tegelikult tahame edasi areneda, meie sees on ju võimekust nii palju rohkem. Ja kui me oleme siis ise tegelikult ettevõtjad, siis me saame ise otsustada, kus poole ja kuidas ju liikuda. Kuidas sul läheb sellega? Ma tean, et algul oli raske, me peame, ütleme tegelikult sellega välja, et ega see, kui sa päeva pealt teed koju,
palgatöölt, see ei ole nagu sugugi nii, et ja nüüd must sai ettevõtja, tegin umbes sama asja oma ettevõtte all. Kuidas sul nagu läheb, mis sul seal need kitsaskohad olid? On sul veel meeles? Ja, et ega see ei olnud lihtne ses suhtes, et ega ma ei tulnud ju vabatahtlikult ära. Ma küll olin endale pannud vabatahtlikult kuupäeva, et hästi, et ma tulen sügisest ära. Aga tegelikkuses siis oli just hästi naljakas, et Lead the Field lõppes, ma veel tegin lennukis, ma tulin puhkuselt tagasi, tegin mingeid viimaseid harjutusi, kus ma siis pidin oma seda ideaalset elu kirjeldama ja seal ei olnud minu tööandjat enam sees. Siis me kohtusime teiega reedel ja siis ma rääkisin teile sellest ja esmaspäeva hommikul läksin tööle ja siis ülemus kutsus mind oma kabinetti ja ütles, et tead, ma koondan sind täna ära. Et ega see nagu ei olnud see, et näpud püsti kohe, et nii tore, ma olen eluaeg tahtnud eraettevõtja olla, et pigem ikka jah, et see oli ikka selline pool aastat võttis nagu aega, et settida ja aru saada ja et mida ma siis tegelikult tahan, et kas ma tahan minna palgatööle, et ega ma ei öelnud endale kohe seda, et ei, et palgatööle mitte kunagi, eks ju enam, sest eluaeg oled seda teinud. Aga ma kuidagi ikkagi need plussid kaalusid, need miinused üle, et otsustasin jääda eraettevõtjaks. Ja läheb täitsa läheb. Minu arvates läheb sul väga hästi, ma vaatan, sa ju koolitad ka kinnisvaramaaklereid ja on ju? Ja õigus on ja kuna see on nii väike asi, vaata, see on nagu mõned päevad aasta jooksul, et siis läks korraks. Ma tunnen, et iga kuu on sul postitus selle kohta sotsiaalmeedias. Ja, no nüüd ma ju olen mikroinvestor, investeerimiskoolitusel olen ka ja käisin ka tegelikult tema sellel samal koolitusel, kus ma osa võtan nii-öelda ka külalisesinejana rääkimas siis kinnisvarasse investeerimisest kui ühest varaklassist, eks ju. Et jaa. Kutsuge Kaisat rääkima. Sul on üks kõrvalaru veel, kus sa oled investeerinud, nii et minu arvates sa oled täielik investor juba. Ja, see on Teslad, et hetkel siis ma olen 4 Tesla omanik ja kõik siis tegelikult väike reklaam ka, et kõik saavad neid siis Beasti äpist rentida täitsa, et 3 tükki on mul kogu aeg niimoodi igapäevaselt, ala nagu need Bolt Drive'id on. Ja üks on siis selline, mis ma ostsin nüüd endale isiklikult, et igapäevaselt kasutan, aga seda siis saab tõesti ainult eelbroneeringutega. Aga jah, see on ka väga. Ja muideks meil klientide hulgas käib nagu jutt, et see on see Tesla Kaisa, et see on ju see, et vaata, kellega sa ennast ümbritsed, et kes julgeb võtta neid riske, kes julgeb neid samme astuda. Enamus inimesed, mis üks Tesla, issa, kui palju see maksab, kus ma saan. Siin palun väga, teie ees on 4 Tesla omanik, et minu arvates väga-väga vinge. Aga räägime natuke siis sellest teekonnast selles mõttes, et miks me tegelikult siia tulime, et ma tahaks just rõhutada seda ettevõtluse poolt, kuna mul esmaspäeval algab ju 4-kuuline programm ettevõtjatele Lead the Field, juhi oma valdkonda, mis siis on Earl Nightingale'i poolt loodud ja nüüd Bob Proctori poolt nagu uuesti taas elustatud ja kus ta räägib natuke rohkem asju, mida 1960-ndatel siis juba rääkida ei saanud. Ja tegelikult see Lead the Field, mina just arvan ja sa saad Kaisa kohe minuga kaasa rääkida, on see, mida tegelikult iga ettevõtja vajab, et oma mõtteviis üle vaadata, et kui me teeme reklaame, kui me suhtleme klientidega, me hakkame oma käivet kasvatama, et me vaatame üle, et mis on see meie suhtumine üldse on ju kõigesse sellesse, ka iseendasse kaasa arvatud. Ja seekord ma teen niimoodi, et ma tahan ise ka seda läbida, sest ka minul on eesmärk, mida täita, mis muidugi juba septembris täitus ära, ma mõtlesin, et issand, kus ma nüüd edasi lähen. Loomulikult lähengi edasi, aga et ma ise teen seda kaasa ja me paneme just suuna sellesse, et kuidas nagu seda ettevõtte käivet teadlikult kasvatada, aga niimoodi, et me siis tegelikult loome väärtust. Nii et sa võid nagu natukene siis rääkida sellest üldsegi, miks sa siis oled nendesse programmidesse üldse on ju tulnud ja mis need siis on sulle andnud. Selle elumuutusi sa tegelikult nüüd ju rääkisid ära, sest et juba Tirri all ma mäletan, sa vaatasid, et ikka järjest kisub sinnapoole, et nagu tuleb see ettevõtja olla, kui ma neid oma unistusi on ju tahan täita. Aga et sa võid natuke seda kohta siis jagada meiega. Ja. Ütleme niimoodi, et Lead the Field
vaata, sa küll reklaamid seda tegelikult kui ettevõtjatele, aga minu arust see on täiesti, see sobiks ka lihtsalt nagu ettevõtlikele inimestele, et isegi need, kes on, eks ju, palgatööl, võib-olla nad ei ole veel valmis ära tulema või nad ei taha ära tulla sealt. Et minu arust see sobib ka isegi neile, sest see nii mõnusalt, ta on nagu osa TIR-ist, mis on siis see puhas ainult selline enesearengu pool ja siis on ka pool selline ärilist nii-öelda väiksed näpunäited, et kuidas siis oma ettevõtet kuskile järgmisele tasemele, eks ju, viia. Et eks sa võid ju ka, ma ei tea, omaenda kodus sa oled ju ka projektijuht, kui sa oled, ma ei tea, sa oled ju oma peres, sa oled näiteks, kes sa oled, mida sa teed. Lastel oled tegelikult juht, sa oled ju liider, sa oled ju neile eeskuju. Et seda võib täitsa ka kodus kasutada ära selleks või mingisuguse, ma ei tea, reisi planeerimiseks või ma ei tea, minu arust see sobiks nagu kõigile ja mina leian, et see on, vaata, kui me TIR-iga leidsime, et see oleks nagu koolikohustuslik, võiks olla, eks ju, koolis kohustuslikus programmis, et siis Liitefield on nii-öelda selline täiskasvanutele sihuke kohustuslik programm, kus olla minu meelest. Et hästi palju, et ma kirjutasin ka endale mõned asjad üle, et ma natuke kuulasin seda paar päeva ja siis seal just lõi välja selle, et Liitefield tegeleb siis tegelikult probleemide juurpõhjusega. Vaata, kui tavaliselt sa oled haige, siis sa saad oma ravimid peale, aga keegi ei ütle sulle, et miks sa kogu aeg sellesse haigusesse nii-öelda haigestud, et sul oleks seda juurpõhjust vaja teada ja siin ongi tegelikult see, et kui sa kogu aeg jätkad selles ühes samas rütmis, ühed samad mustrid, ühed samad ämbrid, kolistad kogu aeg läbi, siis saad jälle ma käisin seal ämbris ära, kui sa saad aru, eks ju, et ta õpetab ka tegelikult ju märkama seda, sest ega paljud inimesed ei märkagi seda või siis kui märkavad, siis võtavad niimoodi, et tead, minul ongi nii kogu aeg. Arvavad, et see on normaalne, on ju, siis neil kogu aeg juhtub. Just, aga see tegelikult ei ole, et sa saad seda muuta. Ja sellega see Liitefield nii mõnusalt võtabki 10 päeva kaupa, üks peatükk vist kestis, eks ju. Ja siis sa jõuadki niimoodi kohe täitsa süvitsi minna sinna ja sellised väga-väga huvitavad taipamised tegelikult tulid ju meil grupis minu meelest. Mis sa veel sinna kirja panid? Sa ütled, sa panid midagi kirja? Jaa, mul 2 lehekülge. Ära 2 lehekülge ette loe, aga vali sealt midagi veel, sest sa ütlesid huvitav asja, et taipamisi tuli ja ütleme nii, et ega inimene ei investeeri endasse 1000 eurosi selleks, et saada mingeid taipamisi. Aga tõde on see, et selline programm ja mentor on tegelikult kiirtee, et päriselt minna on ju liikuma, hakata teisiti tegema. Kas sa ise tundsid, et sa ka said päriselt hakata midagi teisiti tegema? Sest mina nimetan ennast, et ma näitan inimestele, mis on see, mida sa juba tead, sest sa tead, et seda peab rakendama, et kuidas seda siis rakendada, et meil saaks sealt teadmistest tegudeni, sest ma olen praegu nii paljude ettevõtjatega suhelnud. Meil on kiire, nad ei saa isegi minuga kõnesse tulla, jooksu pealt räägima, küsin, et kas see on sul normaalne? Ei ole, jaa, mul peaks see muutuma. Mõtlesin, aga teeme siis, aga ta ei näe nagu seda kohta, kust on nagu midagi sisse on ju mahub, aga samas, kui me ei tee midagi teisiti, siis ju muutust ei tule. Sa võid mõne praktilise näite ka tuua, et mis oli see, mis sa teisiti hakkasid tegema? Samas me ütlesime ka, lõik ettevõtte on ju. Ja see oli üks asi ja siis tegelikult hästi palju ütleme niimoodi, et see tegelikult see programm nagu sunnib sind mingiks hetkeks ikkagi aja maha võtma korraks, et tegeleda oma nende küsimustele vastamisega, sest seal ei ole küll igas peatükis, et sa pead nüüd kirjutama mingeid vastuseid, aga osades peatükkides on, et sulle antakse mingid küsimused, millele sa pead siis leidma vastused ja siis sa tegelikult võtad aja maha selleks hetkeks, et neid vastata, aga üleüldiselt sealt tulevadki need taipamised siis ka endale, aga mis nagu minule, et ongi põhiline, mul esikohal ongi see, et ma olen ettevõtja, siis on see julguse küsimus, sest mina olen ju see, kes on eluaeg olnud, et ei, mina ei julge midagi, ma ei julge sõna võtta, ma ei julge kuskil esineda, pange need kaamerad üldse kaugele ära, eks ju, et ma tunnen ennast äärmiselt ebamugavalt. Aga kuna sul ongi siis sa saad harjutada seda 1-1, pluss siis sa võid ka seal grupis teha mingeid live videosid, et eks ta niimoodi vaikselt see julgus tulebki.
et ega nende kinnisvaramaaklerite koolitamisega oli samamoodi, kui esimene kord mulle helistati ja seda pakuti. Mul oli põhimõtteliselt hing kinni ja ma tundsin, et ma pean jooksma tualetti, sest mul oli nii halb olla, mul nagu niimoodi siit pigistas. Aga see oli just Lead the Field'i käigus ja seal oli ka siis, et märka võimalusi, haara nendest, eks ju, kinni, ja siis ma sain aru, ei, aitab, see on minu võimalus, kui ta ise tuleb minu juurde, ma ei ole mitte kunagi nagu seda mõelnud, et seda teha. Ja siis jah, niimoodi sealt see lumepallika siis veerema läks meil natuke. Ja kuidas sa oled kinnisvaramaakler, kui sa ei julge nagu öelda, ennast väljendada? Meil on ju suured sildid, kinnisvaramaaklerid oma pildiga, näoga seal on ju, et kuidas sa muidu teed, nii et see on tegelikult väga-väga oluline osa ja see on väga paljudel ettevõtjatel on, et ma tean, kes käivad turunduskoolitustel, Instagram, Facebook ja nad ikka ei tee, sest et nende sees ei ole tegelikult sügaval sees, nagu sa ütlesid, juurpõhjus on ju see muutus nagu toimunud. Just, ja see on ka, ega need Instagrami koolitustel, no ma isegi ju, eks ju, lõpetasin ühe ja seal oli ka ju põhimõtteliselt on see, et sa pead tegema laive, kui sa oled ka, no näiteks, et iga inimene on enda persooni bränd tegelikult, et kui sa, millisena sa siis nagu näida tahad, et ja kui sa pead oma toodet müüma, seda enam, kui sa pakud mingit teenust näiteks, ma ei tea, ole see siis ma ei tea, kinnisvaramaakler, küünetehnik, laulja, mis iganes, et sa pead jah, oma klientidega sa suudad üks-ühele, eks ju, suhelda, et see on okei, aga sa pead olema kogu aeg pildis ja sa pead ennast näitama, et tegelikult seda hästi palju jah, tuleb harjuta ja harjuta. Ja las läheb metsa. Vaat see oli ka üks koht, mis ma sealt tegelikult ära õppisin programmist, et iga ebaõnnestumine on tegelikult ju võimalus, uus võimalus nii-öelda või võimaluseks ju õppida sellest, et nii see läks valvasti, okei, mis ma nüüd saan paremini teha. Minu arust see ju käis ka läbi, et mõtle iga päev, iga hommik ärka üles ja mõtle, mida ma võiksin teha täna paremini, kui eile oli. Ja mida paremini, kuidas ma saan tegelikult teistele väärtust luua, kuidas ma saan paremini oma teenust inimesteni viia, et kuidas see aitab neid on ju. Et see on kõik, see on tohutu suur hunnik mõtteviisi koha pealt tegelikult, et see ei ole nii, et ma korra lugesin raamatu läbi, sa rääkis seda asja ja siis lähed tegelikult, ma ei tea, juhtub midagi igapäevast ja tegelikult lähed vannasse ämbrisse tagasi. Ja samas on see normaalne, sest me oleme harjumuslikult käituvad. Ja mida me siin Kaisaga praegu räägime, ongi see, et kui sa saad taipamise, siis mida see Lead the Field ja loomulikult ka siis see Thinking into Results ehk TIR tegelikult aitavad teha, et sa rakendad seda, seal on lihtsalt nii palju kordamist, et sa lihtsalt lõpuks hakkadki seda tegema, sest et sul nagu justkui ei jää muud üle on ju. Ja loomulikult natukene on tulemused inimestel erinevad, et kes kui palju on nõus nagu tegema ja kellel ka mis põhi juba all on ju. Et aga võib öelda, et see Lead the Field, nagu sa ütlesid, ta sobib tegelikult kõigile. Lihtsalt seekord me võtsime selle ettevõtte suuna, kuigi ma pean ütlema, et kõik ei ole seal ettevõtted, kes seal on. Nii et see on tegelikult okei, et kes sa meid kuuled ja mõtled, kas see võiks sulle olla, kirjuta mulle kohe, kirjuta Messengeri siin samas Facebookis ja saame vaadata, kas see võiks sulle sobida, sest et mina valin ka, kes sinna tulevad. Sinna ei sobigi igaüks ja siis me saame sellise selguse kõne teha. Aga vali üks asi veel, mis sul seal kirjas on. Jaa, võib-olla selle iseenda koha pealt ma loeks paar märksõna veel üle, et ongi see distsipliin, järjepidevus, asjade lõpule viimine ja oskus öelda aitäh ja võtta vastu tunnustust. Et see on ka näiteks, mida reeglina inimestel ei ole. Tavaliselt on see, et öeldakse, et oi, aitäh sulle, sa oled nii tore. Mis mina nüüd või mis te nüüd, et tegelikult ütle aitäh, võta see vastu ja mine edasi, et see on nii armas, et kui niimoodi pannakse tähele. Siis energia on seal ja mõtted on seal, eks ju, mida sa soovid, mitte et ja on ka see, et ma olen kirjutanud, et snap out of it ehk et kui sa märkad mingit negatiivset mõtet või mustrit, et siis mina kahjuks ei oska seda snappi teha, aga et siis Kai teeb sulle snap out of it. Järgmine, et me avastasime, muideks mäletad, TIR-i 5. peatükis on 3-3-3 lugu ja seal on ju idee, kuidas soovitakse 3 päeva pärast 3 tunniga koguda 3 miljonit, et aidata tornaados räsitud linna väga suure asja nimel.
ja siis istub mingi hulk inimesi koos ja lepitakse kokku, et kui tuleb mingisugune mõte kellelgi, et noh, kes ütleb seda ju tegelikult ei saa teha või see pole võimalik, siis lihtsalt öeldakse järgmine. Ja tead, mis me avastasime ka sellega? Mitte me ei ütle stopp, sest siis me justkui paneme kinni mõtte, vaid me ütleme järgmine, et okei, mõtted tulevad nagu mingid vagunid sul on või mingi rong vagunitega läheb ja mõtted tulevad ja kui sa ütled järgmine, siis saab tulla järgmine, et laseme sellel mõttel minna, aga need tuleb ka välja öelda. Noh, me peame välja pahurdama või välja ütlema, miks me midagi ei saa, aga siis, et sa oled tark, ütled järgmine. Sest neid mõtteid tuleb ja tuleb, et me ei jääks kinni mingisse negatiivsesse, me ei jääks kinni sellesse, miks midagi ei saa teha, vaid saame aru, okei, mõtleme need mõtted ära, läks ja siis me saame jõuda selleni, kuidas me saame asju teha. Ja tegelikult niimoodi me treenime ennast, on ju. Sellega, täpselt need, mis sa välja tõid, järjepidevus, enda tunnustamine, see treenib meie mõtlemist, et me hakkaks automaatselt teisiti mõtlema, sest muidu me automaatselt näeme seda, mis ei toimi, mis on halvasti ja nii edasi, eks. Et see on väga hea, et sa selle nagu välja tõid. Aga see järgmine asi, see on hästi huvitav, mitte öelda stopp, vaid öelda järgmine. Võtame järgmise mõtte, et need ei saa tegelikult otsa kunagi. Aga kuule, see ju, mul praegu tuli meelde, et see käib ju sealt programmist ka läbi, et iga päev vaata on see õppe või enesearengu või karjääritund nii-öelda, nagu Bob seda nimetas minu meelest. Ja seal oli ju ka, et kirjutad üles 10 ideed näiteks iga päev, mis tulevad, ükskõik kui rumalad nad ka ei tundu sulle sel hetkel, lihtsalt kirjutad üles, mingi hetk selekteerid välja ja hakkad tegema. Et ma ju tegelikult väga paljud edukad inimesed teevad. Muideks kuulake, kui Jesper Parve tegi oma podcasti, ta räägib seal Peep Ainuga, nad räägivad täpselt sama asja, et sul on kogu see väike märkmik kaasas, mingi mõte tuleb, sa kirjutad üles ja siis sa kuskil kuu lõikes vaatad üle. Enamus sa neist tegelikult teha ei taha, enamus neist ei sobi, aga sa võid selle pärliselt leida, aga kui sa neid kirja paned, sa kannad neid kaasas ja sul ei saa järgmised asjad tulla, on ju. Ehk siis see on üks suur asi, mida tegelikult, mina olen ka Bob Proctorilt õppinud, et pane kirja neid mõtteid, enamus ei pruugigi sobida, sest meil ongi see ühisteadvus, me mõtleme mingeid samu asju, on ju. Küsimus on, kes ära teeb ära see, kes nagu tunneb seost selle mõttega, et see on tema ala, see on tema asi, on ju. Et ma tean inimesi küll ja veel, kes ütleb, ma võin saada miljonäriks teha seda. Mõtleb, miks sa siis ei tee? Sest tegelikult see pole tema asi, see ei ole see tema kirg, on ju. Kas sa tunned, Kaisa, et sa oled oma kire leidnud? Kas see, mis sa teed, on see asi, mis sulle teha meeldib? Ja see, mis mulle teha meeldib, see on see kinnisvaramüük. Ma olen proovinud siit välja astuda 2 korral. Ma alustasin sellega vist aasta 2004 äkki või 2003 vist, kui ma sellesse valdkonda astusin ja ma olen 2 korral sealt välja astunud täiesti ja no ei, ma olen ikka tagasi siin ja see on see minu asi järelikult. Minu arust tuleb sul hästi välja ja vaadake Kaisa profiili, ma pärast panen siia üles ka lingid, kuidas ta veel, kui me võtame veel Teslat ka, kuidas sa seal Tesladega pildi peal oled, siis nagu come on, et mida veel, et tegelikult on see hästi oluline, et paljud ettevõtjad kuidagi ei jõua oma käivetega üles või ei jõua oma kauba või toodetega inimesteni, sest nad ei tee asja võib-olla, mida nad tegelikult tahaks teha või nad ei tee nii, kuidas nad tahaks teha, sest nad tegelikult ei julge, nii et see julgus on ju tuleb mängu. Too mingi näide, mida sa arvasid endast, kui said palgatöölised, tegelikult tegid seda ettevõtlust vaikselt seal kõrval, on ju. Et mis sa siis endast kui ettevõtjast arvasid ja kuidas see nüüd on muutunud? No ega ma ei kujutanud ennast ettevõtjana, et mul oli just see, minu arust kogu aeg te rääkisite mulle seal grupis, sa pead võtma vastutuse. Mul oli see vastutuse teema, ma ei tahtnud seda võtta, mis mõttes ma pean ise vastutama enda sissetuleku eest, võib-olla tulevikus ka veel kellegi teise inimese sissetulekute eest, et ma hirmsasti nagu kartsin seda kõike, kogu seda maailma. Aga tead, see ei ole päriselt üldse nii õudne. Lihtsalt on mingid basic asjad, jah, loomulikult, ega ma ei ütle, et ma olen nüüd professionaal ja oskan kõike ja ma olen maailma kõige edukam, eks ju, praegu kohe nüüd sõrmenipsust, aga tegelikult see ongi see põhiline, see õppimise koht, eks ju, ongi see, et investeeringute kohta õpid, siis mingid raamatupidamise põhitõed on mul tulnud endale selgeks teha, kuidas see arvepidamine ja kõik maksundus ja kõik see tegelikult see on õpitav ja seda ei tasu karta. Et ma ei tea, mina tõesti julgustan ja kui tahet on, siis andke aga minna.
väga vinge, ehk siis tegelikult jälle nüüd tagasi tulles meie vestluse alguse juurde, asi ei ole selles, mida sa saad, vaid asi on selles, kelleks sa muutud. Isegi inimesed, kes on jõudnud 500 000 aastakäive, 1 kuu käive, nad kuskilt maalt on jälle justkui rahulolematud, sest et meie kasv inimesena peaks kogu aeg toimuma, mitte et ma tahan suuremat maja, rohkem raha, kaugemale ja luksuslikumalt reisida, vaid see, et meie inimesena kasvaks ja minu arvates on see kõige olulisem, nii et see, mida sina, Kaisa, teed, on väga-väga vinge, kuidas sa inimesena kasvad, päriselt vaatad, et aga milleks ma veel võimeline olen, lähme ja teeme nüüd seda, on ju. Ma täiega tänan sind, et sa tulid nagu siia rääkima ja kes sa meid siin kuulad, siis ma korraks vaatan, kas äkki keegi küsis midagi. Ma unustasin selle küll öelda, et kas teil on küsimusi. Ma korraks viskan pilgu peale. Ahaa, nüüd on. Nele küsib, mis on üks suuremaid erinevusi palgatöötaja ja ettevõtja mõtteviisis? Sa oskad ühe asja välja tuua? Ainult niimoodi üks asi ei ole, see on nagu mingi komplekt mingistest mõtetest ja harjumustest, on ju, vaid kuidas küsimus täpselt oli? Et mis on erinevus palgatöötaja ja ettevõtja mõtteviisis? See on tegelikult nagu päris suur vahe, on ju? See on väga suur vahe, ma ei saa sellele niimoodi 1 sekundiga vastata, aga võib-olla, et ongi see, et palgatöötajana sul on nagu mingid piirid ees, sa arvestad kogu aeg sellega, et okei, et ma tahaksin minna sinna reisile, nii hästi ma pean panema nii mitu kuud, on ju, sellise summa kõrvale, aga ettevõtjana sa tegelikult sa saad mingil määral siiski ise juhtida oma sissetulekut. Sa teedki rohkem tööd, sa saadki rohkem sissetulekut näiteks ja sa saadki näiteks kas kiiremini selle summa kokku või siis käia mitmel korral aastas. Et ma ei tea, nagu see. Ma võin muidugi ma võin natukene ka suunata sellega või mõelda, mis minul esimesed mõtted on kohe. Kui sa lähed palgatööle, siis sul on keegi ütleb sulle, mida teha, keegi ütleb, kuidas teha, sul on täpselt need raamid ees, aga kui sa oled ettevõtja, sa jääd sinna koju järsku mõtled, mis sul nüüd teeb, keegi ei ütle mulle. Väga suur mõtteviisi vahe. Ma pean ise olema väga-väga hea enda juht ja mida mina näen, enamus täiskasvanud inimesed ei olegi võtnud seda vastutust, et ise ennast juhtida. Nad tulevad ära palgatöölt ja see on seal kodus ja nagu, nüüd mul peaks olema lust ja lillepidu, ma võin käia kell 10 trennis, kell 7 maniküüris hommikul, kell 7 on tobe, kell 11 maniküüris, kell 1 lähen lõunale kellegagi. Aga siis, oot, nüüd ei tule sissetulekut, et me ise teeme otsuseid, me võtame ise vastutuse, me peame ise seda järjepidevust hoidma, me lubame ise endale, täidame lubadusi ja see raha teema ka tegelikult nagu täiega, et ma mäletan üks asi, kui hakkasin ettevõtjaks, aga teine asi, kui see käibemaks tuli, ma siiamaani vahel maadlen natuke sellega, sest et need teised mõttemustrid on nagu nii tugevad, et mina ise põhimõtteliselt käsin, poon ja lasen. Kõike teen oma ettevõttes ise endale annan korraldusi, mitte keegi teine ei tule mulle seda ütlema, on ju. Et see on nagu sellest ohvriseisust läheb välja tulla, hakata vaatama, mis ma tegelikult tahan nagu ja kõik see ongi ju see mõtteviis, on ju, et täiega. Mulle meeldib vaata Toomas, teeme talle ka reklaami, kes vedrukeppidega toimetab ja täiega soovitan teile kõigile, kui kõndimas käite. Siis ta ütles ka, et kui ta tuli palgatöölt ära, et issand, et aga ma pean täpselt samamoodi tegema, jätkama alguses samas rütmis, istuma hommikul kell 9 arvuti taga, tegema tööd kella 5, et muidu ma lasengi lõdvaks, et aga see sama 8 tundi, mõtle, kui ma töötan enda ettevõtte jaoks. Sa võid ühes nädalas, sa võid ühes päevas saada selle raha, mis enne palgatööl said, on ju. Kui me päriselt hakkamegi võtma seda vastutust ja seal ongi see mõtteviisi erinevus, et mida ma üldse teen oma päevaga, ise ei otsustan, miks meile meeldib palgatööl käia, sest koolis õpetatakse meid, sa pead nii ja nii ja nii tegema ja kui me läheme tööle, siis keegi pole õpetanudki meid ise mõtlema, et mis ma nagu üldse tahan teha ja ma arvan, see on alguses mega suur koht, et hakata ise järsku mõtlema, mida ma nüüd tegelikult teen ja millal ma teen. Ja siis tulevad need mõtted, need tulevadki korraga pähe. Ja siis, kui sa kõiki üles kohe ei kirjuta, siis nad on sul korraga meelest läinud ka, et mul on seda päris mitmel korral olnud tegelikult ja siis hakkad jälle otsast peale, aga see on ikka päris täitsa hirmutav vahest.
Ja Argo kirjutab meile, et ma olin mingi 5–6 aastat edasi lükanud ettevõtte loomist, kartsin midagi, kuid siis eelmise aasta alguses tegin selle sammu ära ja lõpuks ka tulin palgatöölt ära. Pärast seda sammu olen ainult saanud edasi areneda. Jätkan samas vaimus ikka edasi. Täiega vinge, aitäh Argo, et sa jagad. Ja ma tean, et sinuga kohtume ka mingil hetkel Liitefieldis, kui aeg on õige. Võib-olla oleme temaga suhelnud, nii lahe, et sa siia kirjutad. Et tegelikult jah, me saame alati minna edasi ja isegi kui mõtled, ma ei taha oma ettevõtet kasvatada, siis millist teenust, millist kohtlemist sa pakud oma klientidele, sellest hakkab juba pihta. Et vahel ma mõtlen, et kui iga ettevõtja küsiks oma töötaja käest, näe, siin on paber ja pliiats, millest sa unistad, miks sa siia tahad tulla, mis sina teed selle rahaga, on ju, et kuidas sa tahad kasvada, sest enamus inimesi ärkab üles, hakkab lahendama probleeme, püüab ellu jääda, aga me ei ole ju siin maailmas selleks, et lihtsalt ellu jääda. Me oleme siin selleks, tahan Teslat, ostan, tahan seda korterit müüa, lähen, on ju, et me oleme siin selleks, et elada ja nautida. Ja ma arvan, ikkagi ma pean selle välja ütlema, et selline kitsaskoht ja ebamugav tunne tekib sellest, et me lihtsalt ei ole harjunud, aga kui sa lood teistsugused harjumused, siis saamegi ju minna edasi. Kuule, me 20 minutit on nüüd 35, aga aitäh teile küsimuste eest ja jagamast. Ja kes meid siin järgi kuulab, siis vabalt võite siia alla veel küsimusi kirjutada, et ma hoian sellel postitusel silma peal ja saan neid vastata või suunata Kaisa vastama. Ja päriselt, kes te soovite endale väga head kinnisvaramaaklerit, kes teab, kuidas mõtetega luua, kuidas sulle leida see korter ja maja, mida sa päriselt tahad, kes aitab sul üldse aru saada, mida sa tahad, sest ma arvan, et see on ka kinnisvaras suur probleem, et inimene ütleb, tahaks uut kodu, aga millist ei tea, nii et Kaisa aitab sind sellega ja ta aitab sul müüa sinu korterit või maja. Ma arvan, et nagu väga kiiresti, kui sina oled sellest valmis lahti laskma ja Kaisa aitab sind sellega ka. Oled nõus ja mahub sul portfellisse või? Mahub ikka ja mahub. Mul just on esmaspäeval kaks notarit, üks maja läheb tehingusse ja üks korter läheb tehingusse, nii et siis jälle on mõnusalt ruumi ja aega toimetada. No näed, et päriselt te ei pea ise pusima, jääge oma liistude juurde, las kinnisvaramaakler aitab teil aru saada asjadest ka siis, isegi kui sul on vaja osta. Ja ma arvan, Kaisa on üks vinge naine, kelle poole pöörduda, sest tema mõtteviis on selle koha pealt paigas ja nagu ta ütles ka alati, areneb ja kasvab, sest see on osa elust. Aga kindlasti ta saab aidata. Mina ei käinud sinu poole, kui minul oleks sellist asja vaja. Nii et täiega vinge. Aitäh, Kaisa, et sa tulid siia rääkima. Aitäh sulle, et sa kutsusid. Nii äge oli. Täiega äge on ju. Ja aitäh sulle ja tšau kõigile. Tšau, ilusat.